näiteks selline molekul NH3. Oleks vaja leida võndsumise vabadusmõtte arv, efektiivse vabadusmõtte arv ja CV ühe mooli kohta. Ja proovige lahendada ja mul esimesed saavad plusspunktid. Oi, juba nii. Ja, no, ja. Oi, 3 kätt juba püsti. Väga tore. Nii. Ja, kõige lõpuks. Nii praegu oli siis Madis ja Revo. Jah. Rikko. See R võib sisse jääda. Mida? R võib sisse jääda. Ja, R võib sisse jääda. Ei ole.
Ei ole. Jah, see on õige. See oli hea lihtne, eks ole. Oleks kõik selle ülesannet sellised sama lihtsad. Aga ma arvan, et paneme praegu siis äkki pane kinni ja siin juba 4 pluss punkti. Teeme natuke millegi teise teema peale ka, et mulle tundub, et vabasvastmeste arvutamine üldiselt. Äkki ma vaja siin ka tahvli teha või? Tõsta käsi, kui on seda vaja tahvli teha. Nii, meil on siis niimoodi, et siin on i-kulg on 3, i-pöörd on 3, järel i-võnkumine on võrdne, neid on kokku 4 aatomit, 4 korda 3 miinus 6 on võrdne 6. I-efektiivne on need siin, pluss 2 korda see on 6 pluss 2 korda 6 on võrdne 18. Ja järelikult CV on võrdne I-efektiivne kahendikku, on võrdne 18 kahendikku R-i, on võrdne 9 R-i. Mida? Universaalne gaasikonstant 8,31 džauli. Kilogrammi mooli kohta. Ei, mooli ja Kelvini kohta. Nii, aga sellised natuke lihtsamad asjad võib olla nagu soojusmahtuvused ja taolised mingid põhikooli ülesanded kunagi tegite võib-olla, kes tegite teinud, et meil on siis üks, mida me saame kasutada, on tõepoolest see, et meil on siis soojus, mille me anname delta Q on võrdne C korda delta T, eks ole, see, mida teie põhikooli harjutused. See üldiselt seal nagu vaikimuse lihtsalt on mingisugune C, aga nüüd me teame, et see C võib olla erinev, et kui meil on näiteks gaas paisub gaas tuleb tööd, siis me peame talle rohkem soojust andma, nii et tegelikult gaasi jaoks tuuakse teine soojusmahtuvus, gaas on konstantsel rõhul, aga seda me praegu veel ei tee, selle tõttu meil on vaja enne ideaalse gaasivooleku võrrandit. Ideaalse gaasivooleku võrrandi me teeme järgmine kord, sest et liiga palju matemaatikat ühe korraga on võib-olla ka natuke koormus. See ei ole hirmus keeruline, aga ma arvan, et meil täna juba päris palju seda matemaatikat. Võib-olla sellest näitab, et äkki lähendame praegu mingeid ülesanded. Ja siis on muidugi kõik need sulamissoojused ja muud asjad, neist räägime võib-olla ka natuke hiljem, praegu piirdume soojusmahtuvustega. Aga siis on üks asi on veel, on soojusjuhtivus. Ja soojusjuhtivust ma arvan, et sellest laiemalt räägime ka natukene hiljem. Et kuidas nüüd gaasis on soojusjuhtivus ja nii edasi, aga praegu väga lihtsalt põgusalt, mis asi on soojusjuhtivus. Et näiteks, kui teil on mingisugune sein, siis läbi seina soojuskaod on meil üsna head lähenduses, esiteks ta on võrdeline siis temperatuuri gradiendiga ehk delta T jagada selle seina paksusega. See paksus on L. See on siis temperatuuri gradient. Soojusvoog, mis siit läbi läheb, see on siis P jagada pindalaga S, kui see sein on pindalaga S. Soojusvoog
on meil statsionaarses olukorras, on ta meil siis teadus tegur, mida nimetatakse soojusjuhtivustegur korda temperatuuri gradient. Ja ta tuleb siis meil soojusjuhtivustegur korda temperatuuri hüpe jagada selle paksusega. Ja nii, et see võimsus, mis läbi läheb, tuleb meil P on võrdne kappa korda S jagada L-iga korda delta T. Vaadake, see asi hakkab natuke meenutama meil praegu teil neid elektrijuhtimusülesandeid, eks ole. Seal on meil pinge U. Teeme ta kirjutame vastupidi, voolutugevus I on võrdne juhtivus sigma. See on eritakistuse pöördväärtus. Korda ristlike pindala jagada juhtme pikkusega korda pinge, mis seal otstel on. Et te näete siin analoogiat, eks ole, kapale vastab sigma, võimsusele, mis läheb läbi seina, soojusvõimsusele vastab voolutugevus, pingele vastab temperatuuri muutus. Loeksin. Teadus... No, ma saadan teaduskooli ikka natuke varem selle, aga kuule, ma olen etanud loengu. Nii, et selline kena analoogia. Ja jah. Mis see kappa on? Kappa on soojusjuhtivustegur. Või lihtsalt soojusjuhtivus. Nii tervet seda asja, mis meil siin on, B kappa korda S jagada L-iga. Seda nimetatakse soojusvahetusteguriks. Näitame näiteks alfaga, sellisel juhul me saame, et B on võrdne alfa korda temperatuuride erinevus. Soojusvõimsus, mis välja läheb, on võrdne meil temperatuuride erinevusega. Nii see välja. Ja ja näiteks võime lahendada mingi sellise ülesande. Et näiteks mingisugusest sellist väiksest majas on üks tuba ja siin on elektriradiaator võimsusega B võrdub 1, B0 võrdub 1 kilovatt. Ja kui siia läheb siis väljas on ütleme näiteks -5 kraadi ja sees on no mingi 15 näiteks. Siia läheb inimene sisse. Inimene ise ka toodab soojust, eks ole. Inimene toodab soojust võimsusega 200 vatti näiteks. Suhteliselt palju, aga no võib-olla 2 inimest näiteks. Ja sellisel juhul meil see B prim on võrdne B0, mis kirjutan arvuliselt 1,2 kilovatti, eks ole. 1,2 kilovatti. Ja küsimus, miks temperatuur nüüd siin tekib, T prim võrdub. Milline uus temperatuur, mis toas kujundab. Kena lihtne ülesanne. Nii, kas proovite seda ise lahendada või teate, ma teeksin kõigepealt tahvli peale? Helen, kuidas on? Aleksia, proovite ise või
tahvli peal kõigepealt ja siis mingid järgmine ülesanne. Ei ütle midagi. Nils, kas siis te proovite või teen tahvli peal? Kui ma teen tahvli peal, siis saate järgmise ülesande. Järgmine ülesanne kõlab hästi. Mida? Järgmine ülesanne kõlab hästi. Järgmine ülesanne kõlab hästi, aga seda muidugi me ei ole, et järgmine tuleb siis natuke raskem. Ega alati on hea, kui palju näiteid. Ja, eks ole. No nii, ühesõnaga meil on niimoodi, et meil on alguses on siis niimoodi, et B0 on võrdne soojusvahetustegur korda delta T on meil korda 20 kraadid Celsiust. Ja uues tasakaalu olukorras B' on võrdne alfa korda delta T prim. Kui me need kaks seost läbi jagame, saame, et B0 jagada B' on võrdne 20 kraadi Celsiust jagada delta T primiga. Millest saame, et delta T prim on võrdne siis 1,2 korda 20 on võrdne 24 kraadi Celsiust. Ehk siis toas on nüüd T prim on võrdne miinus 5 pluss 24. On võrdne 19 kraadid Celsiust. Oli hea lihtne. Kas see käsiga on aru saada? Nüüd teeme järgmise ülesande. Järgmise ülesande on niimoodi, et meil on tuba. Ja sellel on maja. Ja sellel majal on 2 tuba. Vahesein. Nüüd välisseinad on ühest materjalist, siseseinad on teisest materjalist. Ja siin ühes toas on meil praegu 1 kilovatt. Väljas on endiselt miinus 5 kraadid Celsiust. Ja toas on 10 kraadid Celsiust. Teises toas ei ole radiaator. Ja teises toas on, palju seal teises toas võiks olla? No näiteks 0 kraadi. On ta mõistlik või? Võib-olla ei ole päris mõistlik. Teeme ta natuke soojemaks, teeme ta 10 kraadi. See oli 10, teeme ta 5 kraadi. Nüüd küsimus, milline temperatuur kujuneb tubades, kui mõlemas toas on nüüd, kui siia tuleb meil ka 1 kilovatt, sellesse teise tuppa radiaator. Kui me, 10 ja 5 on külm, eks ole, paneme teise tuppa ka radiaatori. Milliseks kujuneb nüüd temperatuur? Enne ei olnud. Mida? Kas enne ei olnud ja nüüd on radiaator? Enne ei olnud. Enne ei olnud ja nüüd on radiaator. Ja enne oli ainult ühes toas radiaator. Ja temperatuurid olid 10 ja 5. Ja nüüd paneme teises toas ka samasuguse radiaatori käima ja küsimus, millised nüüd on tubades temperatuurid.
Jah, valmis. Ma pean isegi mõtlema, mis on täpselt olevad. Milline see uued temperatuurid siin on? Need on ühesugused tulevad, eks ole? Sümmeetria tõttu. Mis ta ühesugused nüüd? Mõlemas toas on radiaator, eks on sümmeetria. Nad vähemalt ühtlustavad ära. Jaa. Okay. Vahele. Nii palju või, kus see tuli? Lihtsalt nad ei tule kunagi, nad lihtsalt niimoodi, see ei ole vähem. Ja tehtud peavad olema, kus ta tuleb.
peale ma natuke isegi, ma üritasin peast teha seda praegu, aga ma olen lapsed peale, kas see neile ka. Jah, natuke rohkem. Ma saan natuke teise tulemuse praegu. Aga neis hästi kiiresti, ma peale kontrollin korra üle. Õigesse kanti, aga natuke teine. Ma arvan, et ikka natuke teine vastu. Liige. Jah. Mis see vastus on? Väikseks korralikult lahendus, mis ma peast tegin.
Nii, on kellelgi vastused olemas või? Jah. Ja, Priit. Kes tahavad veel punkti? Ja nad on seotud omavahel küll, see on tõsi. Mida? Jõudusin esimesest osast, et kõik on Ei ole.
No ei taha keegi rohkem kokku saada. Igaks juhuks küsin üle, et kas see teine lahendus oli mul ka valesti. Kas selle, mis need on need? Kas see oli ka valesti? Vastus on vale, lõppvastus. Kas kellegi tunne, et kohe-kohe tuleb? Kas kellegi tunne, et kohe-kohe tuleb? Aga siis vist tuleb ikkagi tahvli teha, mul on selle tunne. Mitte kellegi enda või? Nii, et vaatame, mis siis kirjas oli. Sellist oli kirjas. Mis me teeme? Meil on siseseina vahet soojusvahetustegur, välisseina 3 seina peale kokku. Soojusvahetustegur. Nüüd selle toa jaoks, selle toa jaoks sisse tuleb meile soojust läbi selle seina. Temperatuuri ennus on 5 kraadi. Korrutame soojusvahetusteguriga siia seina, saame kui palju sisse tuleb. See on soojustasakaal, nii palju kui sisse tuleb, läheb välja. 10 kraadi on välisseina vahel. Ja järelikult siit me saame, et alfa S on 2 korda alfa välis. Nüüd soojustasakaal selle vasaku toa jaoks. Välistemperatuuri temperatuuri vahel 15 korda alfa välis. Pluss 5 kraadi on naabertoaga vahet 5 korda alfa sise. Ja teades, et 5 alfa sise oli 10 alfa välis, annaks meile 25 alfa välis. See, kui palju sealt kaduma läheb ja see on see, kui palju me sinna tekitame, see täpselt B. Nüüd uue olukorra jaoks. Mul on 2 B-d on kokku, läbi vahe seina ei lähe midagi, kõik läheb välja. Aga kui me selle seose, mis meil siin on, korrutame lihtsalt 2-ga. Siis me saame selle siin. Nüüd on meil 2 B-d tuleb sisse. Meil on 2 välisseina, 2 korda välisseina, eks ole, siin oli enne 3, nüüd on 6 välisseina, 2 korda rohkem. Soojusvahetustegur on 2 alfa välis ja uus delta T. No sellest seoses siin me näeme, et alfa V taandub välja, et delta T on 25 kraadi Celsiust. Seega T on võrdne 25 miinus 5, võrdne 20 kraadi Celsiust. Miks Eeva pead raputab? Mida? Sellest ise teise toa soojustasakaal. Ei olnud õige. Okay. Ja meil oli selline soojuse ja elektri analoogia, eks ole, vaatame, kas seda on siin võimalik arendada, eks ole. Meil oli võimsus oli meil pinge, nii et meil oleks siis iga sein on meil takisti. Nii et siin on meil patarei, elektromotori jõud on 1 kilovatt. Aga kui vale tühikud, aga mis siis? Ja siis on meil see võimsus läheb meil 2 kohta. Ta läheb meil läbi üks välissein, see on alfa takist R on võrdne
teeme ta R-välis. Ja meil on R ise. Ja see läheb nüüd meil kohe välja. Tuleb tagasi, aga see siin läbi sise läheb veel kord selle R-välise. No nii. Aga soojus saab minna, mis tekib, võib minna meil läbi välisseina, võib minna läbi teise toa, kõigepealt läbi siseseina, siis läbi teise välisseina. Ja praegu siin on meil siis ja temperatuur oli meil pinge, eks ole. Nii et siin on meil praegu tegelikult ma natuke valesti. Ja pinge on ikkagi temperatuur meil, sul panid siia 1 kilovatt, ma panin valesti. Siin on meil niimoodi, et praegu tähistamisele lihtsalt elektromotoori jõuga, ärme pane siia. Me teame, et siin on elektromotoori jõud, aga pinge siin on tegelikult meil praegu V, mis on võrdne meil välistemperatuuri suhtes on meil 15 kraadi. 0 on võrdne 15 kraadi. Nii et me teame praegu, et meil pinge siin on 15 ja pinge sellel takistil siin on meil 5 kraadi. Ehk me teame, et need pinged suhtuvad meile kui 1-2 ehk Ohmi seadus, eks ole, jada ühenduse jaoks ütleb, et kui meil vool on sama, siis pinged suhtuvad võrdselt takistitega, nii et RS peab olema võrdne 1/2 RV-st. Ei, vastupidi 2R. Ja takistus, RS on tegelikult selle soojusjuhtimise pöördväärtus, nii et kõik on õige. 2 korda RV, 1/2 RV. Ja järelikult kogu takistus on kogu takistus R kogu on võrdne nende rööpühendus, meil on siis 1,5 ja 1 RV. 1,5 siin jadas
korda 1,5 RV korda RV, jagada nende summaga 2,5 RV. On võrdne 3/5. Ja järelikult võimsus. Ma saan seda nihutada. Järelikult kogu võimsus B, mis meil siin on. On võrdne pinge siin 15 ja 0. Korda voolu tugevus. V0 ruut jagada kogu takistusega, R kogu. On võrdne 5/3. V0 ruut jagada RV-ga. Ja uues olukorras on meil selline skeem, et meil on elektromotori jõud mõlemas toas. Ja nüüd on meil, tegelikult meil on võib vaadelda kahte sõltumatult. Siin on meil ühes toas ja siin on meil teises toas, nende vahel ei toimu midagi. Soojust ei lähe. Ehk siis uues olukorras meil siin on seesama B ikkagi mingi uut pinge B'. Ja kogu takistus on meil lihtsalt CRV. Nii et me teame, et see B on võrdne endine võimsus 5/3 V0 ruut jagada RV on võrdne see uut pinge V' ruut jagada RV-ga. Midagi läks untsu. Miks ma see analoogia nüüd ei taha hästi toimida? Analoogia üldiselt meie mingitel sageli ta on päris mugav kasutada, aga praegu millegi pärast läheb. Et just nagu tuleks ruut juurde 5/3, mis seal kindlasti ei tule. Et see, mis meil enne tegime, see oli kindlasti õige.
Ja vale läks, et see võimsus, ma unustan ära see võimsus. See oli praegu täiesti vale arvutus. Kogu takistus on täiesti mõtestatud ja see ekvivalentskeem on ka täiesti mõtestatud, aga tegelikult see võimsus on meil oli vaste võimsus vastas elektrivoolule. Ma ise puterdasin, eks ole. Võimsus vastab elektrivoolule, nii et tegelikult see 1 kilovatt on tegelikult voolu tugevus. Selle uuesti õigesti teha. Mille pärast ma seda teen, et niimoodi teha on tore ja kõik ja saab õige vastuse, aga natuke keerulisemad skeemid, siis on tegelikult see ekvivalentskeem on päris kasulik. Aga selles skeemis me saime, et R kogu on 3/5 RV ja võimsus on meil tegelikult selle koguvool, mis läheb läbi patareili. Ja vaste, ma kirjutan siia kuhugile paremale poole. R-ile vastab meil 1 jagada alfaga. Alfa on soojuse juhtivustegur, aga see on takistus, sellelt on nagu pöördväärselt üksteise. Mida suurem takistus, seda väiksem juhtivus. Temperatuurile vastab meil pinge võimsusele või soojusvoole. See vastab voolu tugevusele. Ja nüüd ma ise ajasin siin esimese sooga selle segi ja just nagu üritasin võimsusega seda siduda. Nii, ühesõnaga meil on siis niimoodi, et meil on, siin on praegu üks, pigem on ta siis vooluallikas, eks ole, mitte elektromotoori, vaid vooluallikas. Õige oleks skeemis tegelikult siis ka ära parandada ja teha sellest vooluallika. Vooluallika jaoks oli meil selline skeem, selline tähis. Ja siia teeme ka. Ja siin on siis meil I. Ja siin on I ja siin on I, nagu öeldud, 2 sõltumatut tuba. Ja siis me saame siin selleks pingeks, ehk me saame seose selle skeemi jaoks, et P0 on võrdne I korda R kogu. Siin me saame, et P' on võrdne I korda R välis. Siin on selline lihtne skeem. Need 2 läbi jagades saame, et V0 jagada V' on võrdne R kogu jagada R välis. Ehk V' on võrdne V' on meil võrdne V0 korda RV jagada R kogu ehk 5/3 V0. Aga V0 oli meil 15, nii et see on võrdne 25. 25 kraadid Celsius. Ja saime selle sama 25 kraadi, mis seal oli. Ja nüüd saime asjad lahti. Nii, kas see on enam-vähem aru saada? Jah? Esimese lahenduse kohta üks küsimus, et kas lõppasendis on meil toatemperatuurid siis võrdsed? Jah. See on sümmeetriline olukord. Jah. Aga kas siis temperatuuri muut saab olla nii mõlemal ühesugune? Temperatuuri muut? Temperatuuri muutu 25 kraadi. Ma ei millestki teid ka aru saada. 25 kraadi käis meil selle uue sisevälisttemperatuuri vahe jaoks. Aga kas see on siis ainult esimese toa kohta või nagu no, kuivõrd mõlemas toas on sama võim, siis mõlemas toas on sama temperatuur ja mõlemas on sisevälisvahe on 25. Et siin on meil, vaatame veel kord need võrrandid üle, eks ole, 5 alfa S on 10 alfa V. Selle 5 kraadi on meil siin temperatuuri vahe, siseseinale rakendub.
5 korda 5 kraadit Celsiust, no siin tegelikult on puudu, eks ole, ühikud 5 kraadit Celsiust, 10 kraadit Celsiust. See on võimsus, mis läheb läbi selle siseseina. See on see, mis läheb läbi välisseina, selle toa jaoks siin. Ja, see on juba aru. Jah. Nii, tõste käsi, kui need arvutused siin on enam-vähem aru saadavad sahvri peale. Nii, kodutööd. Paneme kodutööd, natuke veel aega, aga paneme kirja. Kodutöö number 1, sama olukord, mis meil oli. Aga nüüd tehakse niimoodi, et siia tehakse juurde ehitis. Ja juurde ehitis on selline, et nüüd meil lammutatakse üks külgsein ära. Ja nüüd on meil selline. Ja endiselt, kui siin oli 1 kilovatt, siis siin oli 10, siin oli 5 ja siin oli -5. Siin endiselt on väljas -5. Aga nüüd tehti ainult seinad juurde, võimsus on ikkagi siin ainult 1 kilovatt. Ühes toas. Millised on nüüd temperatuurid? T1, T2, T3. No siin on sümmeetriliselt ka ilmselt T2, eks ole. Nii, kas teil on tunne, et te saate sellega hakkama? Osa lahendust saab kopeerida, eks ole, sest et meil on alfade suhe on juba leitud sellest. Ja nüüd on ainult selle uue olukorra jaoks vaja kirjutada. Te võite nüüd proovida teha seda elektrianaloogiaga, võib-olla lihtsalt. Aga võib-olla ei ole ka, siis te teete kirjutada lihtsalt need varandid. Tasakaal ühe toa jaoks, tasakaal teise jaoks, tasakaal kolmanda jaoks. Nii. See on meil esimene kodutöö. Teine kodutöö. See on lihtne leida I efektiivne ja see IV. Muidugi järjekord on teine, kõigepealt IV ja siis I efektiivne. Ja see B. Kui meil on molekuliks on CH4. Aga kui see teine on nii lihtne, siis on väike kolmas ka. Ja kolmas on, vaadake see termodünaamika ingliskeelne kogumik, mis mul seal on see fail. Seal on muide suur ja väikse tähed mõjuvad nii, et see on suur T seal alguses. Teised kõik on väiksed. Sealt üles on üks. Selles mõttes on hea, et seal on ka vastust taga, et te saate kontrollida. Ja nüüd on meil veel natuke minutit aega. Veerand tundi on aega.
On teil küsimusi kõigepealt selle tänase materjali kohta, eelmiste kohta? Nüüd me võime võib-olla veel mõne ülesande lahendada siin. Teeme sellise ülesande, et kui te lähete näiteks maamaja ja ta on kütmata olnud. Ja siis te lüüte sisse seal radiaatori. Küsimus, kuidas temperatuur seal toas võiks muutuda, mis te arvate? Ajal. Aga see sama olukord, nagu meil seal oli, et tuba ja lülitame ta sisse ja ta läheb näiteks mingi 20 kraadi peale. Aga kuidas see ajaliselt? Tuba. Siin on 1 kilovatt. Ja siin on meil siis mingi soojusvahetustegur alfa. Väljas on mingisugune T0, see on T, sõltub ajast, hakkab sõltuma. Mis te arvate, kes pakub, kuidas sõltub ajast? Jah? See on eksponentsiaalselt. Sõltub eksponentsiaalselt, oskad sa tuletada seda ka? Millest eksponent sõltub? Lihtsalt sellepärast, et see on nagu mäluta funktsioon, et sõltub, mis punktist sa alustada on sama kui energia algselt muuta. No, ma Ardol on pool punkti sellest, et oskab öelda eksponent, aga ma arvan, et me teeme selle siin fookus. See on mäletate, me tegime ülesande elektris kondensaatori, kes oli ka eksponent. Ja nüüd on meil elektri ja soojuse analoog, aga millele võiks, mis me siin peaksime analoogiast veel juurde tooma, millise suuruse siin, kui me tahaksime seda siin eksponenti saada? Siis läks elektrist mahtuvuse. Ja millele vastab elektri mahtuvus? Siin. Millele? Soojusmahtuvus, kes ütles soojusmahtuvusele? Kes ütles soojusmahtuvusele? Reva ütles. Ta oleks julgemalt noogutada. Reva ütles meil. Oi, Reval on täna hea päev olnud. Soojusmahtuvusele vastab loomulikult. Nii et meil siis C vastab C-le. Ja käpacitance, ühel või teisel juhul ta tuleb samast asjast. Et me saame sellise diferentsiaalvõõrandi. Võimsus, mis välja läheb, on meil soojusmahtuvus korda temperatuuri tuleb, diferentsiaal, DT. Nagu palju meil kaduma läheb. Miinusmärgi, pane miinus ette, siis ta saab positiivne. DT on negatiivne, miinus ette on positiivne. Ja see on meil võrdne ühest küljest, kui palju me saame, siis see P. Ja teisest küljest, kui palju välja kaduma läheb, pluss, vabandust, aga see on meil positiivne, võimsus on positiivne, nüüd välja läheb meil, ikka märkidega praegu võtad, teeme niimoodi, et see on positiivne. Ta on positiivne, kui soojus kasvab. Võimsus annab juurde, praegu on õige. Aga soojus kaod tulevad sellisel juhul negatiivselt. Alfa korda temperatuuri vahe. Aga ütleme, väljas on 0 kraadi, meil on lihtsalt, ja T on selgus, siis on alfa korda T. Ja korda need mõlemad DT-ga, need on võimsused. Niimoodi.
võimsus, mille saame, võimsus, mis välja läheb, korrutame aja diferentsiaaliga, saame selle soojuse, mis tuleb ja see peab olema meil võrdne, aga see siin on meil TQ. Ja see peab olema võrdne CDT. See on diferentsiaalvõrrand. Nii, kes ütleb, mis tüüpi diferentsiaalvõrrand see on? Mida? Praegu ta ei ole eralduvõttega. Siin on, sa saad ju mõlemad pooled jagada läbi see B minus alfa D-ga. Oled sa kindel, et see on hea mõte? Siis sa saadab muutujaid eralda. Jaa, temal oli isegi õigus, on jah eralduvate muutujatega sellisel juhul. Jaa. Miks ma ütlesin, et ei ole? Kui ta on teist järku, siis ei oleks saanud. Aga mis ta veel on? Ühega see oli see, mis ma tahtsin. Me ei jäänud selle pärast rahul, et see ei olnud see vastus, mida ma kuulda. Selle võrrandi kohta saab palju erinevaid häid asju öelda. Aga ma võin ikkagi, kuigi see ei olnud päris see, mida ma kuulda tahtsin, ma võin ikkagi temale anda pool ja Ardo ütleb siin ka, Ardole ma annan ka järelikult pool. Aga mis ta siis veel on? Kui ma jagan selle DT-ga läbi, aja diferentsiaaliga, siis ma saan CT tuletis pluss alfa T võrdne B. On nii. Kas te nüüd oskate öelda, mis ta on? Siin on jah. Mida? Siin on jah see konstant. See sama, mida eelmine või üldse. Spikrid tulevad ära. Mis iganes see lineaarsete konstantsete kordadega diferentsiaalvõrrand. Ja, ta on lineaarne konstantsete kordajatega, mitte homogeenne. Ardo saab tänu oma spikrile pool punkti juurde. Ja kuidas need lahendati? Et ristliku võrrandiga saab kätte selle homogeense vaste ja siis oli vaja leida see vist erilahend või? Ja just täpselt nii, aga see oli priidik. Täpselt nii. Ühesõnaga kõigepealt me paneme selle nulliks ja leiame siis, mis tuleb. Siis tuleb selline asi, et DT võrdab C on võrdne miinus alfa DT-ga T-ga on alfa võrda DT niimoodi, jah. Et C logaritm T ja ka T0-ga integreerimiskonstant siia on võrdne miinus alfa T. T on võrdne T0 korda E astmes. Miinuse kaotasin ära. Miinus alfa T ja ka C-ga. Ja saime eksponendi nagu tahtsime. Ja statsionaarne lahend on meil siin ka olemas, kui T on lihtsalt konstant. Kes see küll? Jah. 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 See, mis ma viimasena saatsin, need olid lahendused ja.
Ja ei see pealkiri nimi on õige ja seal see täis on vale. Ma saadan varsti, ma saadan kella 8 uued ja siis on need õige. Ja. Ja konstantne lahend, meil see läheb nulliks, siit me saame, et see konstant on meil tegelikult siis B on B kada alfaga. Kui B on 0, siis B on B kada alfaga. Nii et me saame järelikult, et T on võrdne T0 korda E miinus alfa T pluss B jagada alfaga. Küsimus, mis asi see T0 on? T0 on me tegelikult integreerimiskonstant. Me teame, et T ajahetkel T võrdub 0-ga on võrdne 0. Järelikult T0 on võrdne miinus B jagada alfaga. Ehk me saame, et T on võrdne B jagada alfaga korda 1 miinus E astmes miinus alfa jagada C-ga, vaadake, veel üks viga juhtunud. Kui ma see C ununes ära. Miinus alfa jagada alfa D jagada C-ga. Ehk siis graafik on meil niisugune, läheb sinna, temperatuur hakkab eksponentsiaalselt lähenema sellele temperatuurile, mis seal tuleb. Ja karakteerne aeg, kui kiiresti see juhtub, karakteerne aeg on mahtuvus jagada soojususteguriga. Tau on võrdne C jagada alfaga. Ja suurem soojusmahtuvus, seda aeglasemalt läheb. Ja mida väiksem soojusjuhtivustegur, seda aeglasemalt läheb, seda kõrgemaks temperatuur läheb ka. Nüüd kellel on puudega köetav ahi kodus kusagil, kas linnas või maal? Ahjudel on ka sama lugu, karakteerne aeg. Et kütate alguses ei ole väga soe, sest et ahju seinad meil on külmad. Ja siis lähevad seinad soojaks ja siis ta tasub siia jahtub. Nüüd see, kuidas nad soojenevad seinad, see on natukene keerulisem, sest et sellest me räägime ka mingi hetk natukene. Seal on soojus läheb läbi seina difusiooni teel, eks praegu me rääkisime tasakaalust, mis on kogu aeg seal toas. Aga see on niisugune dünaamne protsess, et soojus levib, seda tuleb kirjutada difusiooni võrandiga, see on natuke keerulisem, sellepärast algus kohe ei lähe seinad soojaks. Aga pärast jahtumine ahjul on see sama enam vähem. Ehk ahjul on teadnud soojusmahtuvus, ahjul on teadnud soojusvahetustegur toaga ja ahju puhul muidugi on seda parem, mida kauem see aega võtab. Ehk mida suurem ja raskem on ahju. No kui kaua teil umbes võtab ahju jahtumine? Tõstke käsi, kellel jahtub ta poole päevaga ära? Võtab rohkem aega, terve päev. No, kui palju kellegi umbes mitu tundi? Et ütleme, ahi läheks niimoodi. Eks ta soe püsib tasapisi, eks ole, aga mingi 2 korda näiteks ja külmemaks. Oskab keegi öelda, kui kaua see võtab. Ühesõnaga ahju soetades numbri on tegelikult kirjas, kui palju see aega võtab. Ja hea ahi on tegelikult selline, et kus on tal nagu seinake natuke erineva paksusega, et see, et ta hakkaks kohe ka sooja andma, kui ta kütata. Näiteks on hea variant, kui tal on näiteks mingi klaasseintega uks. Alguses tuleb soojuskiirgus, kui panete kohe tule sinna alla, siis alguses tuleb soojuskiirgus kohe hakata saama. Ja saate kohe alguses ühe sooja kätte, pärast seinte ja siis tänu selle suurele massile ta püsib kaua soe. Vaadake, see on see alfa ka soojusvahetustegur, eks ole, kui ta seinad oleks tõukesed, siis ta kaotaks ka soojusvahetustegur oleks väiksem. Soojuskiirgusest me räägime ka varsti. Ja ma arvan, et ärme hakka praegu ette ruttama. Soojuskiirgus on meil üks selline natuke suurem matemaatiline teema.
me räägime niisugust, et matemaatilised jupid täna oli natukene, ei olnud väga palju. See soojuskiirgus, ma arvan, on üks selliseid suuremaid tükke, mis matemaatiliselt teeme. Tuletame Plancki kiirguse. Ja mul ka siis ka soojuskiirguse kuidagi. Aga meil õnnetud aeg täis. Thank you.